Tere tulemast vaatama videoloengute sarja Oskustöölise BIM-kursus. Minu nimi Taavi Liiv ja nende videote käigus räägin ja näitan teile, kuidas kasutada BIM-i ja BIM-mudelit ehitusplatsil reaalselt ehitusjuhtide, objektiinseneride ja oskustööliste igapäevategemiste lihtsustamiseks. Ehk et BIM ei ole mitte mingisugune müstiline asi, millega tegeleb projekteerija kusagil kontoris, vaid näitan, kuidasmoodi projekteerija koostatud mudelit igapäevaselt ehitusplatsil kasutada selliselt, et sellest ka ehituse juhtimisel, ehitustegevuse korraldamisel abi oleks. Ja eesmärk sellel kursusel on see, nagu kavakuval näha, et kui te olete läbinud kursuse, siis peaks saama teha teist sellise pildi, nagu ekraanil näha on. Tutvustuseks räägime BIM-terminitest. BIM ise, Building Information Modeling, on siis ehitusinfo modelleerimine ehk infomudeli koostamine. See on protsess, millega tegeleb projekteerija, arhitekt. Aga BIM võib tähendada ka Building Information Management, mis siis tähendab ehitusinfo juhtimist ja ka ehitusplatsi mõistes ehitusinfo kasutamine läheb kindlasti BIM-i alla. Ehk et kui kasutate ehitusplatsil igapäevaste tegemiste lihtsustamiseks BIM-mudelit, siis järelikult moodsas keeles BIM-ite. Kindlasti kostub nende loengute käigus ka sõna IFC, mida te ka kindlasti kuulnud olete. IFC on BIM-i mudeli failiformaat. Lihtsas keeles võiks öelda, et tegemist on mudeli PDF-iga ehk IFC faili on võimelised avama paljud vabavaralised mudeli vaatori tarkvarad ehk et IFC mudeli vaatamiseks ei ole tarvis väga spetsiifilisi projekteerimise tarkvarasid ei omada ega osata. Vaid IFC failist saab ülevaate suhteliselt lihtsalt iga inimene, keda natukene on selles suunas juhendatud. Kindlasti räägime ka koondmudelist. Koondmudel on infokogum, kuhu on kokku tõstetud erinevad osamudelid ehk siis ka projektid. Ehk et on koos arhitektuurne projekt, konstruktiivne projekt, mudel, eriosade projektid, mudelid ja antud kontekstis lisame sinna ka joonised. Ehk et meil on konkreetne infokogum ja koondmudel aitab saada ülevaadet kogu plaanitavast ehitisest. Mis on BIM-ist kasu? Tihti arvatakse, et BIM on 3D mudel ja visuaalse ülevaate saamine on kõige olulisem. See ei ole vale, visuaalne ülevaade on oluline, aga arvan, et visuaal on ainult 20% BIM-i kasust. Ülejäänud 80% peitub selles infos, mis on 3D kujutise taha peidetud. Ehk et mis on selle elemendi maht, mis materjalist on tehtud, millised on tehnilised karakteristikud. Ja selle info oskusliku kasutamisega on minu arvates võimalik saada kätte väga suur kasu ja ajavõit. BIM-i kasutusalad, kasutusrakendused, nagu enne mainisin, on võimalik lihtsalt
vaadelda ja on võimalik ka mudeleid erinevat moodi analüüsida, on see siis ristumiskontroll, on see mingisugune energiatõhususe kontroll. Täna selles kursuses aga räägime lihtsalt vaatlemisest ja info kättesaamisest. Selle jaoks on olemas erinevaid tarkvarasid mudeli vaatlemiseks. Meil väga levinud Tekla BIM-site, Solibri, Navisworks, Trimble Connect, BIM Collab, Zoom. Kõigil on ka vabavaraliste vaaturite võimalused ja igaüks saab ise valida omale rakenduse, mis talle meeldib. Käesoleval koolitusel kasutame näitlikuks tarkvaraks Taluxit, mis on veebipõhine. See tähendab seda, et see võimaldab BIM-mudelit, IFC mudelit vaadata nii lauaarvutis, laptopis, tahvelarvutis kui ka täiesti tavalises nutitelefonis. Miks oleme valinud just Taluxi näidiseks on see, et Talux on teinud rakenduse kasutajale suhteliselt lihtsaks. Taluxit suudab kasutada iga keskmine nutitelefoni kasutaja ning teistpidi suudab Taluxit jooksutada ka iga keskmine nutitelefon. Ehk et oskuste ja telefoni jõudluse taha ei tohiks keskmisel objektil BIM-i kasutamine jääda. Ja õpiväljundid, nagu juba eelnevalt mainisin, on suur eesmärk see, et te oskaksite kasutada mudelit ehitusplatsil, hoida kokku iseenda aega ja tehes seda siis läbi mudeli vaatlemise ja ka infopäringute tegemise. Ehk et kui on vaja teada, millisest materjalist on konkreetne sein tehtud või millise kattega on konkreetne sein kaetud, siis võtate taskust välja mobiiltelefoni, avate mudeli, klõpsate seina peale ja loete avanevalt infoväljalt välja, mis materjaliga on tegu. Kuidas seda täpselt teha, seda räägime juba järgmistes videolõikudes.